Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas panna kokku maagiline ruut. Maagiline ruut on selline matemaatiline pusle, kus antud hetkel 3x3 ruudustikku tuleb asetada numbrid 1-9 niimoodi, et igas reas, igas veerus ning diagonaalis oleks nende numbrite summa sama. Kuidas seda teha? Kõigepealt on meil vaja leida maagiline summa, ehk siis see, mis on see otsitav summa igas reas, veerus ja diagonaalis. Selle leidmine on lihtne. Meil tuleb liita kokku kõik arvud 1-9, saame summaks 45. Ning teades, et see kogusumma 45 peab ära mahtuma 3 rea peale, samamoodi nagu 3 veeru peale, jagame selle lihtsalt 3-ga. Saame, et iga rea, veeru või diagonaali summa peab olema 15. Nüüd tuleb hakata numbreid paigutama. Kui me niisama lahmima hakkaks, siis ei saadaks meid edu, sest kombinatsioone on väga palju. Kuid loogikat järgides on see ülesanne väga lihtsasti lahendatav. Alustada tasub suuremate numbritega, näiteks 9, sellepärast, et suuremate numbritega on piiratud kogus kombinatsioone ja seega on need asukoha osas nõudlikumad. Seega tasub just suured numbrid enne ära panna. Number 9-ga on summa 15 saamiseks vaid 2 kombinatsiooni. See on siis 9 + 1 + 5 või siis 9 + 2 + 4. 9 + 3 + 3 ei ole võimalik, sest kolmesid on ainult 1. Seega, kuna number 9 moodustab antud arvudest vaid 2 kombinatsiooni, peab ta selles ruudustikus olema paigutatud niimoodi, et sellega ei saaks üle 2 kombinatsiooni tekkida. Seega on välistatud diagonaalid, sest kui 9 asuks näiteks siin nurgas, siis saaks sellega moodustada nii rea, veeru kui ka diagonaali ning vaja oleks 3 kombinatsiooni. Järele jäävad vaid need 4 kohta siin ning ei ole vahet, millisesse neist me 9 asetame, sest ülejäänud ruut paigutub vastavalt sellele ning valmis maagilist ruutu saab alati 90 kraadi pöörata. Seega paneme 9 näiteks siia taha äärde. Järgmine number, millega tegeleda, oleks 8. 8 moodustab juba 3 kombinatsiooni. Meil on 8 + 1 + 6, 8 + 2 + 5 ning 8 + 3 + 4. Kuid pange tähele, numbrid 1, 2, 4 ja 5 kattuvad nende kombinatsioonidega, mis on vajalikud 9-ga koos. Ehk siis need numbrid asetsevad selles veerus ning selles reas. Seega peab number 8 seda samamoodi ära kasutama. Seetõttu on number 8 mõistlik asetada kas siia üles ruutu või siis alla, sest sellises asukohas kattuvad sellega numbrid 9-ga siin, siin, siin ning ka siin all. Ehk siis numbrid 1, 2, 4 ja 5 asetsevad nendes kohtades siin. Kus aga täpselt, seda me veel ei tea. Paneme nüüd mõne ruudu veel paika. Järgmine suurem number oleks 7. 7 ei saa olla koos 8 või 9-ga, seega peab ta olema antud hetkel siin all reas ning keskmises veerus. Muid kombinatsioone lihtsalt ei ole, muidu jääks see 8 või 9-ga samasse veergu. Nüüd võime edasi liikuda väiksemate numbrite juurde. Nagu enne mainisin, käivad 1, 2, 4 ja 5 nendesse pesadesse siin. Üle jäävad numbrid 3 ja 6. Need asetsevad siis nendes 2 pesas. Paneme need paika. Ja näiteks 3. Proovime seda siia üles asetada. Hiljem saab selle ümber muuta ning 6 jääb siis siia alla. Maagiline ruut hakkab juba kokku saama, sest juba 4. kohas on puudu vaid 1 klott sellest, et summa 15 oleks koos. Ja nüüd on väga lihtne arvutada välja, mida siia vaja on. Näiteks siin esimeses veerus on 8 ja 6, kokku annavad need 14. Järelikult siia keskele tuleb panna 1. Siin veerus on 3 ja 7, mis annavad kokku 10, keskel peab järelikult olema 5. Ning juba võime veenduda, et 1 + 5 + 9 on samamoodi 15. 8 + 3 on 11, puudu on 4. Ning siin all 4 + 9 on 13, jääb puudu 2. Ja kontrollida võib siin all, 6 + 7 annab meile 13, + 2, 15. Ja see diagonaal 6 + 4, 10 + 5, 15. Ehk siis antud hetkel on kõigi ridade, veergude ja diagonaalide summa 15. Ja täpselt nii lihtne ongi lahendada maagilise ruudu puslet.